Tere kõigile AP Forex Estonia kogukonna liikmetele ja ka kõigile teistele Forexi huvilistele, kes kasutab robotit, kes on manuaalne kaupleja, kes alles uurib erinevaid võimalusi, siis selles videos võtame kokku Avoria Prime toodete tulemused, mis puudutab siis juunikuud. Ja kindlasti vaata see video lõpuni, pane sellele kanalile subscribe, pane sellele videole like, sellepärast et siia tuleb alati infot juurde ja kui sa tahad olla teadlik sellest, mis toimub, siis loomulikult on hea saada selle kohta teavitusi. Aga mis siin ikka, läheme sisse, kuna suvi on niigi lühike Eestis, siis pikalt jaurata ei taha täna. Kõigepealt räägime robotitest. Kraitos minu kontol tegi siis 1,73% kasvu juunikuus, mis siis aasta algusest kuni praeguseni on teinud tootluseks 18,33%. Kui nüüd võrrelda eelmise aasta tootlusega, siis see number on tagasihoidlikum. See on tänu sellele, et ma mingi aeg siin keerasin konservatiivsemaks enda seadistust ja vahepeal olid ka turud sellised üsna rahulikud, ka praegu on turud sellised üsna rahulikud. Ja nagu öeldakse, siis päevad ei ole vennad, kuud ei ole vennad, isegi aastad ei ole vennad. Ja selle jaoks ongi hea, mida suurem konto sul on, siis isegi see 1,73% on täiesti okei tootlus. Kraitos X tegi 4,9% kasvu. Aasta algusest kuni praeguseni on siis 26,76% kasvu teinud see konto, mis ei ole üldsegi paha. Ja kellel on suuremad kontod, siis tasub kaaluda kindlasti Kraitos ja Kraitos X-i kasutamist koos. Kas siis eraldi kontodel või ka ühisel kontol. Kui ühisel kontol, siis tuleb kindlasti seadistus väga hästi läbi mõelda. Kui eraldi kontodel, siis võib natukene vabamalt võtta. Aga kuna tooted töötavad erinevalt, instrumendid töötavad erinevalt, siis on hea, kui on kasutuses mitu erinevat tööriista korraga. Just eriti, kui sul on suuremad kontod. Ehk siis ütleme alates 5000 näiteks võiks täiesti vabalt olla Kraitos ja Kraitos X koos. Kui me räägime Flashist, siis Flashi juunikuu oli veel eriti hea. Flashi juunikuu andis tulemuseks 12,14% ja see Flashi konto on siis jooksnud, kas oli märts või aprill, ehk siis see ei ole tegelikult aasta algusest jooksnud ja see on praeguseks teinud 24,2% kasvu, mis on väga hea tulemus. Arvestades seda, kui madal on või kui täpsed need tehingud on olnud, siis otsustasin sellel kontol tõsta ka riski, et saada veel paremaid tulemusi. Mis puudutab Gearboxi, siis Gearbox tegi juunikuus 3,21% kasvu, mis annab siis ka viimase 3-4 kuu tulemuseks 12,26%, mis ei ole üldsegi paha. Ja arvestades seda, kui madal sellel kontol on drawdown, siis see on äärmiselt hea tulemus. Ma vaatan üle, kas mul need kontod on avalikuks tehtud või ei ole. Kui ei ole avalikuks tehtud, siis ma teen seda ja panen need lingid kindlasti selle video kommentaari. Ka juba ainuüksi sellepärast tasub siis panna like sellele videole, subscribe, et sa saaksid teavitusi, kui ma olen selle info üles pannud. Lähme edasi, social trading. Social tradingus Fingo Pro 5 tegi juunis 5,5% kasvu, mis selle aasta tulemuseks senimaale annab 68,34%, mis on väga kõva number, aga kindlasti siin juures tuleb arvestada seda, et need viimased kuud, kus toimus väga kiire kasv, kõik sellest osa ei saanud, sellepärast, et osad inimesed näiteks alustasid alles juuni alguses või ütleme mai lõpus, siis nendel inimestel hetkel nii lõbus ei ole, sest et praegu on seal avatud tehingud, CHF JPY läks täiesti hulluks ära ja praegu on seal siis suke 20-30% drawdown ees, avatud tehingud on siis miinuses, käib nende tehingute haldamine ja nagu ma aru saan, siis ka Eurust strateegia pannakse uuesti käima, et siis kas või sammhaaval sellest drawdownist välja tulla. Tehnilised indikaatorid näitavad seda, et CHF JPY peaks suund hakkama muutma üsna pea ja siis võiks nendest tehingutest välja saada ja lõbusalt edasi minna. Nüüd need inimesed, kes on hetkel selles drawdownis ja nad ei ole osa saanud sellest 68% kasvust, mis on aasta alguses, siis kunagi ei ole võimalik ajastust saada 100% täpseks. See lihtsalt ei ole võimalik. Ja ainuke asi, mis aitab selle vastu, on siis aeg. Ehk siis statistiliselt, kuna Fingo Pro 5 on väga hästi töötanud juba üle aasta, praegu see on esimene kord, kui on selline suurem drawdown selle aja jooksul, siis see tuleb lihtsalt üle elada ja edasi minna. Ja loomulikult
See ei ole mingisugune finantssoovitus, kes tunneb, et see risk on tema jaoks liiga kõrge, et need avatud tehingud on liiga suures miinuseks tema jaoks, siis alati võib ka nii-öelda juhtme seinast tõmmata, oma kahjumi võtta ja tšau baka teha. Selles suhtes keegi ei sunni kunagi Fingo Pro 5 edasi kasutama, kui sa tunned, et risk on liiga kõrge, et ei saa enam rahulikult magada ja nii edasi. Viimaseks räägime ka siis Crypto Advantage'ist, John Wick signaalidest ja Riderist. Crypto Advantage, nagu ma aru sain, siis ametlikust tulemustest ei kajastu hetkel, aga on siis Bitcoin on mingil määral tagasi tõmbanud ja on ka siis toimumas seal mingisugused teised tehingud, mis on olnud kasumlikud ja siis nende arvelt vähendatakse seda jooksvat miinus seal, aga see hetkel ei kajastu avalikus tabelis, sellepärast ma ei oska täpselt öelda, mis need numbrid on. Kindlasti selle kohta tuleb mingisugust infot juurde ja kui tuleb, siis ma annan teada. John Wick Signals, kes kasutab neid siis juunikuus tegi 810 punkti või pippi, mis siis aasta algusest kuni praeguseni teeb kokku 11 400 pippi. Ja kes kasutab John Wick signaale, siis kindlasti tasub olla teadlik ka sellest, et viimased kuud ei ole olnud nii head, kui võrrelda siis viimase 2,5 aastaga, sest et turud on muutunud ja nagu ma aru sain, siis John Wick signaali siis nii-öelda signaali edastaja või signaali allikas on ka siis läbi teinud nüüd enda strateegia muudatused, ehk siis need asjad peaksid nüüd jälle paremaks minema. Kui rääkida Riderist, siis juuni lõpp, kes kasutab TP2 ja TP3 oli juba parem, aga suures plaanis Rider ei ole endiselt kasumlikuks saanud, kuna see sai veebruaris välja antud ja ütleme kevadel hakkas ka pihta see signaalide jama, sellepärast et enne seda, kui Rider sai välja antud, signaalid töötasid väga hästi. Kui sai testitud Riderit aasta algusest kuni siis veebruarini, siis ta tootis väga hästi, kõik oli väga ilus. Aga siis asjad juhtusid ja praegu oleme siin, et kes tahab Riderit kasutada või kes kasutab Riderit, siis kindlasti see on mõeldud inimestele, kes on professionaalsed kauplejad ja kes lihtsalt siis tahavad sellega aega kokku hoida, et ei pea ise manuaalselt tehinguid sisse võtma. Et laseb Rideril tehingud sisse võtta ja siis haldab neid ise edasi. Kui sa oled keegi, kes kasutab Riderit, siis tasub sellest olla teadlik, tasub enda käest küsida, kas ma olen piisavalt hea kaupleja, et ma oskan nende tehingute kvaliteeti hinnata ja siis vastavalt sellele, kui ma riskihaldust teha. Kui ei ole piisavalt adekvaatne või pädev selles, siis on mõistlik võtta mõni täisautomaatne robot, millest sai just siin hetk tagasi ka räägitud. Suures plaanis juunikuuks kõik, tulemused on üle käidud, kui kellelgi on mingisuguseid küsimusi, soovitusi, mõtteid, muresid, siis kindlasti andke endast märku. Kui sa oled ka Forexi kaupleja, juhtud seda videot vaatama või sa ei ole Forexi kaupleja, aga on mõte, et tahaks midagi teha, siis jäta selle video alla kommentaar. Võid ka alati loomulikult otse minuga ühendust võtta ja oleks väga tore, kui sa paneksid sellele YouTube'i kanalile ka subscribe ja paneksid sellele videole like, selleks, et veel rohkem inimesi näeksid seda infot, mis meil siin on, sellepärast, et tegu on tõesti hea infoga. Kuna suvi lühike, siis minu poolt praeguseks kõik, olge mõnusad ja kohtume kuu aja pärast uuesti.